Ja siia sama Linnuse küla maadele jääb see koht, kus tuleb välja korra vaatama, nimelt Lammasmäe puhkekeskus. Iseenesest igati tore kohake, tuntud oma vahvate saunade poolest, aga miks me seal peatume, tahaks näidata ühte maja, mis valmis ühe arhitektuuriüliõpilase nii-öelda viimase kursuse tööna, mitte otseselt diplomitööna. Altuuraks seda nimetada oleks suisa kohatu. Ja nimelt siinne jahimaja, see on selgelt inspireeritud sellest paar aastat varem valminud Mereviiga kohvikust, mida paljud tõenäoliselt mäletavad ja mida kahjuks enam ei ole. Malla jõgi on ta parempoolne lisajõgi, mis tulebki Malla poolt. See ongi mingi, tund kõndimist ja ongi Malla. Nii et sisuliselt jah, Maarja Nummert või tollal ta oli vist veel Riiunpõlle nimega Maarja Kannis. Projekteeris selle oma lapsepõlle maale nii-öelda. Ja tõenäoliselt ka rookatus ei ole all. Aga kõik muu on sama. Ehk erinevalt Mereviigast ei ole ta põlenud. Uhtnas tuletati meelde sajanditagust maareformi. Täna varahommikul kogunesid Uhtnasse Põlluveerde maareformi 10 aastapäevaks püstitatud mälestuskivi juurde Uhtna lasteaia ja koolilapsed, riigihaldusminister Jaak Aab, VV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, Rakvere vallajuhid ja Uhtna kandi vanemad inimesed, et tähistada maareformi 100 aastapäeva. TV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho nimetas, et 100 aastat tagasi Eestis tehtud maareform oli üks Euroopa radikaalsemaid. Selle auks on tänaseni säilinud teadaolevalt 4 mälestuskivi, neist 3 on Virumaal. Minister Aab märkis, et 100 aasta eest ei võidelnud Eesti mehed mitte ainult vabaduse, vaid ka maa eest. Pidulikus rongkäigus marsiti põllumeeste kivi juurest Uhtna koolimajja, kus õpilastele räägiti maareformist, mis mõjutas Eesti elu ja arengut. Ja üks oluline asi oli loomulikult koolimaja ehitus ja mitte totra, igava, koleda tüüpprojekti järgi, vaid originaalprojekti järgi. Ehk Uhtna koolimaja projekteeris Maarja Nummert samal ajal, kui ta projekteeris Kolga koolimaja. Kolga on muidugi neist kõige parem tegelikult, aga Uhtna igavam ei ole. Ja Kolgas tehti hiljem veel mitu kordust, Uhtnas kordusi tehtud ei ole. Ja Uljaste järv on kahtlemata Virumaa üks kõige ilusamaid järvi ja julgelt võrrelda suvaliste Eestimaa kaunite metsajärvedega. Ja eriti Oos tema taustana, see loomulikult annab kõvasti juurde. Ja tuleks meelde, et Igor Severianin, kes ka siin kandis hulkus oma Toila perioodil, ütles, see on Eesti paikal. Nagu meil osadatasisti ka on, neid on mitmel pool. Need on hilisemad. Jaa, nii ja naa, aga tähendab just sellise suuruse lahendusega, see on puhtalt Eestiga. Ja siin on neid rohkem enne vanade piltide peale näha juba mitu ilus. Nagu öelda, et selliseid jaksasid tellida ikkagi väga jõudsalt malu peal. Seda ise ei osatud nikerdada. See eeldas, et ikkagi kiviraidu, kes teab kõigepealt, kus ta üldse võtab selleks õige kivi. Ehk nii-öelda oma kivimurru tundmine sellest. Purtsa jõgi oli teadupoolest nõukaajal kuulus kui Eesti kõige reostatum jõgi, tõeline solgineeva. Ehk siis ennekõike kivi oli, aga püssi andis ka omalt poolt abi. Kummalist värvi ja vahutas ja loomulikult ei elad seal ühtegi kala ega üldse tõenäoliselt ühtegi elusorganismi. Ma olen silmas fauna poole pealt. Aga nüüd ta on juba enam-vähem puhas. Põhjasetid masuuti on. Ja põhjasetid masuut on praegu ainuke probleem. Ja see parem on see maja, ma arutasin, mis see võiks olla, et väga võimalik, et vana Köstria koolimaja. Pead ei julge anda, aga kogu loogika järgi, vaadake, ilus vaade on siit kirikule veel paremale. Kellatorn on projekteeritud valvepormeistri poolt aastal 97. Ja Hiiemägi ise on veel vägev Hiiepuu on sealt veel jupp edasi ja see on üldse ka koht, kus võiks tegelikult kolistada üsna pikalt ringi. Ja nüüd oleme tegelikult mitte Purtses, vaid Liimalas. Ehk Liimala küla või täpsemalt see on veel Uue küla, Liimala on sellest edasi rannas. Ehk ongi vana Kaluri küla, rannaküla. Ja Liimalasse jääb ka siis Purtse Jõesuu ja Jõesuu sadam. Ja
samuti Kalasadamana oli ta kasutusel kõik see aeg, isegi lõukaaeg läbi. Ja nüüd siis uus jahisadam, mille juurde on aretatud terve kompleks. Arhitektiks Ralf Tamm, noorema põlve arhitekte, mitte kõige noorema, aga ikkagi nooremapoolne, ütleme niimoodi. Ja see on terve ansambel erinevaid hooneid, ühes on ka siis piirituse veo muuseum. Ja ehk siis siin rannas tegeleti sellega jõudumööda, Soome ei ole kaugel. Aga loomulikult siin ei saavutatud sellist taset nagu Kolga ja Kõnnu rannas. Ehk sealt oli Soome veel lühem ots. Ehk siis Kolga krahv ehk Grönströmi eidi ja Viinistu nii-öelda kooperatiiv. Ehk siis mille eesotsas nii-öelda tagasöödlikult dispetšerina tegutses Arno Teerik. Ehk siis need kaks firmat loomulikult olid üle prahi. Teised olid nende kõrval ikkagi asjaarmastajad. Aga jõudumööda jah, kogu meie põhjarannik Virumaast Hiiumaani kõik osutasid jõudumööda venna abi janus vaevlevatele soomlastele. Ja seetõttu siin selle väljapaneku tekitamine on ka igati põhjendatud. Meil on plaanis siit käia ja Nõiametsa maavin pärast buss tuleb siia vastu. Et Nõgi on siin keskel, eks ole, valmistu siin. Siin on see suur Koila sanatoorium orientatsiooni mõttes. Me ise tulime siin paarega alt kaudu. Ja siit alla ja Päts, kes oli veel kõva mees riiki pöörama ja mitte see Päts, kes oli õige mees riiki tegema, vaid nii nagu ta siin lõpus oli. Ja ehk läbi ja lõhki vana haige leskmees, kes tegelikult oleks pidanud olema pinsil. Oleks temast mälestus kindlasti kõige palju parem. Aga jah, kujutus täiesti nii-öelda loomutru igatepidi. Ja ka inimesed, kes teda isiklikult mäletasid ja nii edasi, kõik tunnisid väga hästi õnnestus. Ja just nimelt, et see on mälestus samas, mitte ausammas. Alates sellest on pandud mitte postamendi otsa, vaid meiega samale kõrgusele. Ja natukene kõrgemale just nimelt, nagu õige on. Ja ei mingit pateetikat midagi. Ja see on pigem. Ja nagu alt näete, mitte Eesti Vabariigi president, mitte riigivanem, mitte suurmees, lihtsalt Konstantin Päts. Kõik. Kas ta oligi nii pikk? Jah, ta on täpselt, seda Simmu võttis täpselt mõõdult ka. Ja ei, ta ei olnud pikk mees. Tõnisson oli tast tükk maad pikem. Normaalkasv, sest me oleme praegu kõik pikemad jälle. Aga kes seda finantseeris selle tegemist? Riik ei andnud? Selle peale korjati raha kõvasti koha peal peamiselt. See oli siitkandi inimeste nii-öelda ammune mõte. On kuskil peaks on tahtmeliseks annet, see üle Eesti korjati raha juurde. Aga asja vedasid Toila omad. Toila omade jaoks see oli väga tähtis, et kui me ei saa seda lossi kunagi ära taastatud, paneks vähemalt peremehele kuju ülesse. Ja just see mõte, et teeks selle niimoodi, et keegi hakkaks jällegi jaurama ja öelda, mis ta head tegi, mis ta head teinud ja nii edasi, tähendab vaid lihtsalt jääda selle kurvepaki pereme. Ja selge, et see oleks olnud mõeldud just nimelt Eesti riigipea suveresidentsina ja kui ta oleks ise innustunud siin kaasa lööd, sest Päts oli suur arhitektuurifänn tegelikult. Ja see, kuidas ta peataravate väljaehitamist isiklikult jälgis ja kooskõlas nii edasi, Pärnu kogu kuurordi väljaehitamist ja see oli ikka tema hobi nii-öelda. Ehk jälgida, et Eestil oleks arhitektuurselt esinduslik ilm. Ja siin loomulikult oleks tegelikult. Ja kas või siinne kool ja kogu siinne koolitamine, kodumajanduskool ja nii edasi. See kõik oleks võinud olemata olla tegelikult, aga ta pidas kõik tähtsaks ja vajalikuks. Ja loomulikult muidu oleks tõenäoliselt nii-öelda nagu Jelisee vist jäi lihtsalt võsastunud park ja poolkatkised hooned, pluss veel hävituspataljon ja selleks üldse midagi teha ka näha. Ja ehk siis suuresti tänu tema nii-öelda eestkostele, eestvedamisele ikkagi see park on olemas ja päris vahvasti olemas.
ja vahepeal oli losski uuesti taas korras ja puha. Ainult et sellest on järgi vundamendid. Aga nii see on. Seaküla Simson Seakülas. No õigemini piltidelt ta meenub justkui jumarama näoga. Vanast peast just nimelt see Bulldogi nägu, mis on Eesti standardparkidel ja seal on niisugune. Aga siis hakkas põsed luhku jooma. Ehk ta on väga täpselt. Üks immu tegi ikka selle mõttes korraliku eeltöö ära, et kasv, nägu ja terve hulk fotosid läbi töötatud ja nii edasi. Et just nimelt nii-öelda nii nagu ta oli siin 38-39 umbes. See on nagu ajastus. Ja sellega on midagi teha, see mõttetu sõda, kuidas Tallinnas tema mälestust teadvustada, see Olmeegi pea, mis sinna teatri kõrvale peaks tulema. Seda oli kellelegi vaja. See ei vaimusta ka tõsiseid Pätsi fänne, veel vähem vaimustab see neid, kelle perekondlik pärimus on antipätslik ehk apside järeltulijad ja nii edasi. Eks see on ainult üks mõttetu tülijõud. Ja oleks tehtud nii nagu pärnakad, kes võtsid jäädustada lihtsalt nii-öelda Eestimaa päästmise komiteed ja kuna seal 2 Pärnu meest, eks ole. Aga ja see oleks mõistlik teha tõesti, kui oli selleks õige juubeliaeg. Ehk et Päts, Vilms ja Konik, nii nagu nad sel hetkel olid, Eestimaa päästmise komitee. Ja neile kolmik ausamas, see oleks olnud ausamas sündmusele, ausamas tegijatele, aga mitte inimesele, kelle edasine tegevus oli nii ja naa, kord nii, kord naa. Ja võimegi lõputult vaielda, et kas see, mis ta 34. aastal tegi, oli see hää või olnud see hää. Selge see, et see ongi lõputu diskussiooni teema tegelikult. Ja see öelda, et see kõik, mis ta tegi, on kõik saegold hää, ei olnud. Aga 18 oli tema seeks raius, me jäta Tallinna maha, lähme enamlastele vasta ja nii edasi ja nii edasi. Ehk tegelikult õigel ajal on õige mees, sellest väiksus. Ja seetõttu ta on mälestused jäädustamist kindlasti. See, et ta ausammas ja mälestussammas on väike vahe eesti keeles. Mõnes keeles ainult monument, meil on õnneks eraldi sõna. Ja see mälestussammas on väga hea mälestussammas. Ja me tuleme siin välja ja jalutame läbi pargi, läbi lossi oma üks asukoha kuni koolimajani. Buss tuleb meile sinna vastu. Nii et kes tahavad kaasa jalutada, siis tuleme siin kõik välja. Nii, kes millegi pärast ei taha jalutada, siis bussiga kooli juurde ja seal niisama ümber bussi ringi vaadata, seni kuni me sinna jõuame.